have in there? What you have in there? Pre-workout. C4, kofeiini on sama palju kui 10 kohvitestis. That's fuck. Tahad proovida? Ei taha, ma ei joo kohvi. Kohvi maitsed? Okei, maitsen siis kõle. Kange kraan. Päris magustatud värk on. Aga kus sa need kuusaringi õppisid teha? Kuradi stripi klubis. Oma näha sai ikka. Ma vaatan, et päris hästi tuleb välja, et ei tea, mis seal see nipp on. Kuusad tööle. Ei, selg on tähtsad. Selg on soe, siis pool võitu käes. Need on head asjad. Lihtne asi on, et paistab kast. Mõne jaoks võib-olla laud. Ja siia asju panna. Aga minu treenis on nagu sellised põhielemendid, saab hüppeid peale. Hendrik, professionaalne kickboksija. Täna teeme jõudtrenni, jõud on kõige alus. Kaasas on mul Rain. Kaamera taga. Ja hakkab pihta, soojendustööd. Esimene harjutus on superset, 2 harjutust teeme hang clean'id. Seal on siis suure raskusega ja siis kohe otsa teeme hüpped. Teed jõudu ja siis järgmisena plahvatusasi peale. Mis näost punasest. Pausid 3 minutit. 3 minutiga jõuab enam-vähem ära taastada. Ja 5 seeriat. Nii see käib. 1 seeria tehtud, 4 veel. Täna on võistlused. Muay Thai liiga. Valmistused käivad. Aastad 3 minti. Jõukas käin üldiselt hommikuti, et kõvasti rahulikum kui siin õhtud, et õhtul enamus aega ootad järjekorras ja seal on nagu trenn ei tule väga välja, kui nii peab ootama. Hommikuti on parem 6:30. Rahvas koguneb ikka. Lahtistuse peale.
eelmised nädalavahetused väike mälestus pikaks ajaks. Aga ilus, stitches get bitches. Rinnad surumine, jälle 5x5 pluss siis topis palliga tõukamised. Topis pall. Teinekord, kui seina ei saa kasutada, siis plaksuga kätte kõrvusest. Sama efekt. Mul siin küljed 20, sirged 10. Et see 5x5 on nagu võti, et 5 on ikka 80-90% raskust, et arendab just jõudu, mitte ei kasvata lihast. Mul seda massi või seda ei ole vaja. 15 aastat teinud, no 10 aastat jõusaali. Ja oluliselt suuremaks ma nagu ei lähe. Go! 10 seconds. Nagu näha, siis jõusaal võtab väga hästi kardiot või vastupidavust, et kui need pausid on sellised mõistlikud, siis jooksmas ma eraldi ei käi, et siit mul kogu vastupidavust tuleb ka. Siit pluss boksitreenist ka muidugi. Filmid? Okei. Lõpu veel üks siuke magusam harjutus.
trepi pealt siis 10 erinevat sellist harjutust üles-alla aja peale alati, rekordi peale. Võtab natukene tiim-uppe ka mängu. Tuli isegi rekord. Vana oli 2.48. Üks viimane asi veel. Kõhulihased natukene. Et siis juba võib vaba päeva nautida. Täna laupäev. 2 korda 1 minut meil ainult siis. See oligi siis üks mu 4 jõutrennist, et üks raskemaid ja samas ka lemmik, et tasab pisima vaata, kui jõuab. Panen teised videod ka üles. Kaamera mehi raske leida, võtta tahavad palju pappi. Eelmine laupäev, siis nädal aega tagasi oli Explosion Fight Series Stas Makarenkoga ja võib öelda, et läks siis kõige halvemini, et oli kaotas. Aga samas nagu ei saa öelda, et päris halvasti läks, et kaotusest õpib kõige rohkem. Ja seda ma kindlasti teen ka 100%. Paljud on mul nüüd küsinud, et kas see võttis nagu motivatsiooni ära, aga vastupidi, et see annab just motivatsiooni juurde, et oma vead tuleb üle vaadata ja teha seal korrektuurid ja järgmine kord tuleb tugev. Et jah, väiksed
kosmeetilised vigastused mul on nüüd siis ja fight record ka kannatas selle all, aga hullu pole midagi, et kaotus on kaotus, see oli mu kõige suurem hirm ja kui olen selle läbi kogenud, siis saad aru, et ega seal ei olegi midagi erilist, et maailm ei jää seisma selle pärast, et vastupidi, et täna olin juba trennist tagasi või juba nädala keskel olin trennist tagasi ja töö käib edasi, et siin 2 nädalat on jäänud, siis tuleb veel number 1 fight show ja seal tuleb võiduga olla järgmisele hooajale vastu minna siis. Et Stas Makarenko, jah, võib öelda, minu arust ma väidaks, et on Euroopa tipp-kickboksija ikka, et ma arvan, ma ise olen ka võib-olla valmis sellel tasemel võistlema ja ma kuulsin nagu ümber nurga, et tema oli siin väga tõsiselt seda fighti võtnud ja täpselt minu jaoks spetsiaalselt valmistunud siin kuid ja väga hästi ta ka minu selle stiili nagu lahti murdis, et tagasi liikumise pealt tegi väga tugevaid efektiivseid kombosid ja esimeses raundis põhimõtteliselt ma ei suutnud midagi vastu teha, et ma sain juba jab'iga nii kõvasti sisse, et ninast hakkas jälle verd jooksma ja see nina ongi mul siuke, et teeb veid ebakindlaks, et väga tihti mul ikkagi jookseb ninast verd ja sellega tuleb midagi ette võtta, et ma siin kevadel või suvel võib-olla teen mingi kirurgilise protseduuri ninaga, et jah, et see on võib-olla naljakas, et poksijal jookseb ninast verd, aga samas mul jookseb ikka rohkem kui kolleegidel nii-öelda. Kui selle probleemi lahendatud saab, siis olen nagu selle võrra juba tugevam, aga Stasiga jah, et esimene raund tema domineeris, teisel raundil ma hakkasin juba ennast käima saama, aga siis juba tuligi see üks õnnetu jooks minu jaoks, õnnetu löök minu jaoks. Oli siis knockdown ja sealt edasi ma ei saanudki midagi teha, et matš haavad juttu peatud, aga samas ega ma ise ka ei olnud sellises konditsioonis väga enam, et midagi asjalikku seal edasi teha. Ja kokkuvõttes ma võiks öelda, et ma nagu vaimselt hävisin seal, et boks on väga vaimne ala ja ma tagantjärgi mõtlesin, et ma väga palju lasin sellistel pisiasjadel ennast häirida, et seal soojendus ei läinud päris nii, nagu ma tahtsin ja ringi sisenemislugu oli, pandi vale lugu ja ringis öeldi mu see profirekord öeldi valesti ja ma lasin nagu kõik need pähe ja seda ei tohi teha, et ma oleks pidanud keskenduma ainult ühele asjale, vastasele keskenduma ja mitte laskma ennast lõhkuda sellistel psühholoogilistel asjadel, vaimsetel probleemidel, et see mu viga oli ja siit on nagu õpitud ja edasi olen selle võrra tugevam. 2 nädalat ja siis tuleb Aleksei Dmitrijeviga number 1 fight show match ja tulge vaatame kindlasti. Aitäh! You're my good man, you're my fool.